Viimased suvitajad lahkuvad oma suvekodudest. Autod vuravad linnade poole. Mõned neist peatuvad korraks metsa vahel või teeäärse talu väravas ja vabanevad üleliigsest pagasist. Suveks võetud lemmikloomad visatakse minema nagu vana mööbel. Käes on jälle koerte kasside hülgamise hooaeg. Linnasakste poolt minema visatud loomad leitakse kas abituna puu külge seotuna või värava taha visatud karbist. Õhtul nägin ühte tumedat autot, mis seisis meie tee peal ja kus kallal kohmitseti. Hommikul ärkan üles, vaatan, veranda ukse taga mängivad 4 kassipoega ja kassi ema kraabib ust ja püüab sisse tulla ja kassipojad ka. Arvatavasti keegi hülgas oma kassipojad ja tõi nad metsa ja jättis siia maha. Harvad pole ka juhtumid, kui mittevajalik lemmikloom lihtsalt suvilasse nii-öelda unustatakse. Meil on siin naabrid väga paljud juba, kes ütlevad, et kes on jälle kuskilt mingi kutsika leidnud ja neil kogu aeg, eriti just sügiseti. Ma olin ise oma koeraga jalutasin, no see oli küll kass, kui ma nägin, auto jäi seisma siin Vääna tee peal, kass visati maha, kass vaatas niimoodi edasi-tagasi ja ehmatanud ja hakkas jookses mööda seda tee äärt nii palju, kui ma hommikuti koeraga käisin ja lõpuks oli ta auto alla jäänud, laip oli tee peal. Mõned päevad tagasi kuulis Keila Joal elav Elle Kaigas haledat koera nuuksumist. Tõenäoliselt oli koerabeebi peremees kutsika lihtsalt külma südamega hüljanud. Pisike karvakera eksles näljase ja väsinuna küla vahel, kuniks jõudis perekond Kaigase aia taha. Koer hakkas järsku kuidagi väga imelikult haukuma ja ma läksin välja vaatama ja vaatan, et värava taga on niuke väikene kutsikas, et pressib sisse ja meie enda emane koer nii tigedalt vastas. Tuli, ta oli läbi märg nagu kalts, ta oli õudne. Aga ta oli nii rõõmus, ta hakkas siis mind kohe lakkuma, võtsin ta sülle ja tõin ta tuppa. Kaikad on head inimesed ja hoolitsevad kutsika eest. Paraku endale nad teda jätta ei saa, sest majapidamises on juba 2 koera. Loodetavasti leiab pisike endale siiski hoolitseva peremehe, sest koeri ju ikka tahetakse. Me otsime neile kodusid. Siin on juba igal ühel on koer olemas, kellel 2, siia enam ei ole neid kuskile anda. Aga kuhu peaks hoovi peal hullavad kiisud panema perekond Salmed? Mis nüüd saab? Ma ei oska seda arvatagi. Ilmselt tuleb mul varjupaika helistada, aga varjupaigad on ju kõik loomi täis. Sealt ei tulda väljagi. Seal arvatakse, et see on mu enda kass, kellest ma tahan võib-olla lahti saada ja seal ju kõik loomad hukatakse. Paraku varjupaikades kohti napib ja ei suudeta vastu võtta nii palju loomi, kui Eesti ühiskond toota suudab. Täna on Eesti varjupaigad pilgeni lemmikloomi täis. Viimasel ajal on ikka väga hull, et loomi tuleb igalt poolt ja kõik tahavad ära anda endoomi ja et küll on leidnud ja praegu on üldse see aeg, kui hakatakse suvilatest ära tulema ja oma suvelemmikud maha jäetakse. Me püüame ikka niimoodi, et hukatakse ainult need, kes on kurjad või vigased, et neid ei saa enam aidata või et on nii haiged või vanad. Aga me püüame ikka nii palju, kui säästa neid. Kasse on meil 2 korda rohkem majas, kui meil üldse siia mahub praegu, et paratamatult me peame mingit valikut tegema. Elu on karm, paratamatult tuleb ilmsüüta loomakesi hukkama hakata. Väike-Maarja loomsete jäätmete tehasesse jõudis eelmisel aastal 30 tonni varjupaikadest toodud lemmiklooma korjuseid. Kuna sinna kõik varjupaigad oma loomajäänuseid ei vii, siis tegelik hukatud loomade arv võib olla pea 2 korda suurem. Kelle peale nüüd viha langeb? Eks ikka varjupaiga töötajate peale. Aga nüüd tasuks küll tõsiselt järele mõelda ja endale selgeks teha, kes tegelikult süüdlased on. Süüdlased on aga hoopis mujal. Esiteks loomahülgajad, kes karistamatult igal suvel uue lemmiku võtavad ja ta sügisel nagu kasutu rämpsu minema viskavad. Need inimesed on ju täiesti südametud ja julmad. Mismoodi tuuakse loomad metsa surema või mõeldakse, et keegi teine hakkab nende eest hoolitsema.
need inimesed minu arvates on valmis selleks, et kui nende emad ja isad ja lapsed ei räägiks, nad tooksid ka oma vanemad või oma lapsed metsa jätaksid maha. Teiseks tuleb süüdistada omavalitsusi, kes ei soostu varjupaiku looma või keelduvad olemasolevatesse kohti juurde ehitama. Lõppude lõpuks on julmad ka inimesed Riigikogus. Nemad ei pea vajalikuks looma piinajaid ohjeldavaid seadusi vastu võtta. Kui palju loomi visatakse metsa vahele, me ju seda ei tea. Mul omale sõbranna õde käis siin Kiili juures, käis metsas seenel ja leidsid seal väikese koera, kes oli puu külge metsa kinni seotud. Ma olen ise ka vahel mõelnud niimoodi, et kui näeks sellist inimest, et viiks ta Raekoja platsi, seoks ta kinni ja laseks teistel inimestel loopida mädamunadega nii kaua, kui ta ükskord surnud on. Eestis on looma hülgamine massiline ja reeglina mitte kunagi loomahülgajaid kinni ei püüta. Siit ka palve Keila-Joa rahvale, et juhul kui te teate, kes on selle koera peremees, andke reporterile teada. Me tahaks seda lurjust näidata kogu Eesti rahvale.